Eesti ringraja maastikul on tekkinud üks uus võistlusklass see aasta. Selgita, mis asi on Twin Sportbike? Twin Sportbike on siis eelkõige säästuklass, et võimalikult säästlikult siis ringrada sõita. Eelkõige teeb selle siis säästlikuks monoref, ehk siis kõik sõitjad peavad kasutama Bridgestone S21 sportrefi. Ja mootorrattad iseenesest on ka piiratud, et neil peab olema 2 silindrit ja võib olla kuni 55 kilovatti. Et need on siis need põhilised asjad, mis teevad selle klassi säästlikuks. Mis see 2 silindrit tähendab? No 2 silindrit tähendabki seda, et mootoril on 2 silindriga mootor, 2 kolbi, asetus pole tähtis, ridamootor või veemootor. Aga neil on võimsuse piir, et 55 kilovatti ja töömahu piir on 690 kuubikut. Tehniline pool kõrvale jättes, siis mida see 2-silindriline mootor sõitjale tähendab? Sõitjale ta tähendabki seda, et kuna mootori karakteristika lubab ka käiguvigu, tal on pöördemoment on kogu aeg olemas, aga lõppvõimsus ei ole väga kõrge. Ehk siis ta ei lähe nagu väga kiireks, et üle 200 ta välja ei jookse ja taga on lihtne sõita. Et näiteks kardirajal on väga lihtne saab pöörde hästi madalale lasta ja avad ja kohe hakkab liikuma. Ja samas ta ei ole nagu närviline, et taga on hästi sujuv ja meeldib sõita. Kuidas 2 avaetappi läinud on? Avaetapid on väga edukad, üle ootust hästi, sest et sõitjad ei ole isegi mitte kukkunud siiamaani. Kõik on püsti püsinud, masinad on terved. No üks kukkumine treeningus oli, aga see ei olnud sõitja enda süü. Et see oli kaasvõistleja süü või kaastreeningul sõitja süü, et pani jahutusvedeliku maha ja siis rada oli libe lihtsalt. Aga muidu kõik püsivad püsti ja see näitab seda, et tõepoolest sellega on lihtne sõita. Et sõitjad on väga erineva tasemega, on täiesti algajaid ja on ka endiseid Eesti meistreid. Mis hinnaklassis need rattad on, millega alustada? No, hinnaklass on väga erinev, saab valida, et seal nagu selles suhtes kallim ratas väga suurt eelist ei anna, kuna võimsus on suht paika pandud. Et tsiklid on ikkagi sarnase kaalu ja sarnase võimsusega. Et hinnad on seal odavamad mootorrattad, tooriku saab seal isegi 500 euro eest mõnikord kätte. Tavaliselt 1000 ja ehitamine ka natuke juurde, 500 000, kes palju ehitada tahab. Ja võib ka uue pilli osta, circa 7000 on uus sikkel. Ja seda nagu väikeste muudatustega saab siis rajakõlbulikuks teha. Kas on juba ka välja kujunenud võib-olla mingi selline sõitjate profiil, et kas vanad tulevad tagasi, on täiesti värsket verd Eesti ringrajale tulnud? No igasugu variante on praegu. Et praeguse seisuga on pigem nagu vanad sõitjad on tulnud tagasi. Et selleks debüüthooajaks, aga väga palju huvi on üles ka näidatud ka uute sõitjate poolt. Sest et kuna ta on uus asi, siis inimesed veel ei tea seda. Ja siis paistab, et tuleb, et võtavad ühendust ja loodame, et saame ikkagi vähemalt 20 masinast stardirivi. Kas Twin Sportbike on Eesti leiutis või olete kuskilt välismaalt äkki natukene midagi kopeerinud? No ikka, et jalgratast ei ole mõtet leiutada, et Suurbritanniast see asi alguse sai circa 20 aastat tagasi. Natuke on Eestis teistmoodi, seal ei ole seda monorefi, et seal on ref natuke vabam. Aga põhimõte on sama, et see tuli ühest võidusõidu maailma kõige suuremast võidusõiduklubist, BMC-st, kus treeniti sõitjaid, võidusõidu koolitajad siis leidsid, et väga hea oleks siis ka nendega võidu sõita, nende SV-dega. Algselt oli lihtsalt koolitamiseks. Aga Jaanus, kui nüüd see Twin Sportbike huvi pakub, et mis me siis tegema peaks? Alati saab võtta ühendus Suzuki Team Estoniaga või siis Eesti Mootorrattaspordi Föderatsiooniga ja siis saab tulla proovima. Et saab täiesti tasuta proovida, kas siis kardirajal või suurel rajal, kui meil on treeningud. Kas selleks proovimiseks peaks oma rattas juba olemas olema või on võimalik rentida ka? Ikka saab täiesti, meie klubi ratta saab proovida. Peab olema sõiduvarustus, kiiver, kombe, saapad, seljakaitse soovitavalt ka ja kindad. Ja mis selline täisteenus proovimine maksab? Niisama proovimine on tasuta. Et täiesti tulge ja proovige kõik, kes tahavad. Et kui terveks päevaks võtta, siis debüüthooajal saame 60 eurot on päev, et katta ära lihtsalt masina kulud. Et lisaks tuleb kütus ja
mõni kukkumine, aga lohisev meeter on ka hästi odav sellel. Aga Jaanus, kus kohas siis veel neid rattaid mõõtu võtmas näeb see aasta? No kindlasti on tulemas veel Riia etapp Pikernikil ja Pärnu etapp, no viimane. Ja ühtlasi ka nüüd lähiajal peaks ka Soomes saama sõita Alastaros. Ja need lähevad siis tõenäoliselt arvestusse ja saab ka etappe kindlasti sõita, mis on arvestusvälised, näiteks Kümiring Soomes. Et miks mitte? Et siis on lihtsalt, peab osalema mingis muus klassis. Aga sõiduvõimalus on. Kui ma nüüd veebist tahan otsida, et kuhu ma siis minema peaks? Rohkem infot leiab siis Suzuki Team Estonia veebilehelt. Ja mis teie plaanid järgmiseks aastaks on? No stardirivi suurendada ikka, et saaks sarnased etapid, Balti etapid ikkagi, et Pärnu rada, Audruring siis, Pikerniki ja Neemunring Kaunases. Et need on niisugused põhilised ja kindlasti ka mõni Soome etapp. Jaanus, aga kuhu see sari siis edasi läheb, kohe näiteks järgmisel aastal? Jah, me täna olemegi siin, et nendele tsiklitele siin Oldbacki garaažis Tõnis Vanaselja abiga luua siis uued ja ägedad võistluskondid. Et skannäärime siis mootorrattad sisse ja vaatame, mis sealt välja tuleb. Miks neid kondleid vaja on? No kondleid on vaja, et kiiremini edasi liikuda, et kaitseb ikkagi tuule eest. Ringrajas on suur hoog ja ikkagi, et masinad näeksid ägedamad välja ka, et tuua midagi erilist ka.